oleme siis ilusal pühapäeva õhtul siin tee ääres. Nüüd esimene mõte võib-olla on see, et äkki tulime mingi, ma ei tea, loodust nautima või? Seenele. Et näiteks, aga ei, kui me siia tuleme, siis on näha, et ref on otsustanud puhkepausile minna. Ja nüüd elus. Ja irooniliselt teinekord elus mina sõidan, või mitte teinekord elus, aga esimest korda, kui meil oli kunagi Volvo, sõitsin ma ka refi katki. Sama refi minu arust või? Või see oli tagumine vist? Sama poole või. Nii et ajalugu kordub. Ja teine kord elus ma saan jälle refi vahetada. Okay, seekord minu autoga, eelmine kord oli Jimmy Volvo. Lõbus? Väga lõbus. Mina mõtlen, et vaatame positiivsest küljest. Vähemasti ma ei jäänud üksi sellega siia tee äärde. Et vähemasti mul on Andreel. Võtan või? Saad. Toit sobis. No, sul on ikka see. Ma vaatasin, et sul on täis veel. Ei ole. Kas mulle manuaali anda? See käib tungraud. Et kuhu võib tungraua panna? Te muidu mõtleksite, eks ju, et kutsuks Jimmy appi või midagi, aga härrasel on alati telefon toas ja usu mind. Ta võib järgmise tund aega seal õues ka olla ilma, et... Kusjuures me ei ole väga kaugel, me oleme paar kilomeetrit kodust, aga ta on õues, teeb tööd ja tal ei ole telefoni. Muidu me oleks võinud ju talle helistada kohe. Aga me saame hakkama. No jällegi, pole nagu esimene. Tegelikult see on nüüd 3. kord, kui ma tee ääres refi vahetan. 2 korda tõin seda võtta. Nii, refi. Remondikomp. Äge. Aga mis sa arvad? Kas keegi jääb seisma siin Hiiumaa? Ei usu. Arvad? Pigem ei usu. Siin ei ole kuskil. Ei ole. Vaadake, siin on veiniklaas. Sellest kutis. Nii. Võtame potse ka. Tal on see turvalukk ka veel. No et sa ei saaks varastada mu velge. Kuidas selle kätte saab? Sul oli kunagi, ma tean, see mingi karp, aga ma võtan, et siin ikka veel. Said või? Jaa. Peaasi, et need ära ei kao, need igast katteid ja see. Mitte keegi ei tule appi. Aga kas on vajagi? Kõige olulisem osa on ikkagi pildistamine ja filmimine. Absoluut. Sest paremat sisu ei saa toota kui päris elu. Lennuk tuleb. Tuleb meil appi. Jah. Ma just naersin, et kui ma üksi oleks, ma ilmselt peaks oma kolleegidele helistama, et tulge aitama, tulge mind päästma. Huvitav, kas pääste tuleks vahetama refi, kui mul oleks ikka väga Sinu jaoks küll, jah. Siiamaani nagu sujub. Oi. Mis? Sabivägi või? Politsei tuleb, jah? Politsei tuleb. Mina arvan, et jäävad seisma. Näe, vaata. Ja politsei jäigi seisma.
küsisid rõõmsalt, et abi on ka vaja ja... Aga enam ei ole, sest nüüd on juba tehtud. Aga nii tore, vaata. Abivägi siiski saabus. Kuule, aga nüüd koju siit ju. Selge. Ja siis lähme võtame minu auto. Jah, proovi Peergu saate koos. Hei. Tere tulemast meie vlogi. Ma arvan, et viimane asi, mida sa praegu just nägid, oli see, kuidas mõni päev tagasi Andre on minu autol rehvi vahetus. See oli väga meeleolukas. Aga vahel lihtsalt on niimoodi, et elus juhtub midagi väga põnevat. No meie maailmas juba rehvi purunemine on ikkagi põnevasi. Siis ongi vaja kohe filmida. Aga nüüd tänaseks on tegelikult juba päris mitu päeva möödas. Ma arvan, et see oli kuskil seal nädala alguses, kui see juhtus. Ja täna on laupäev. Nii et ilusat tormist laupäeva. Peaaegu lõunat. Ma olen nüüd ära käinud 4 päeva tööl. Nagu oma palgatööl. Et 1. aprillist ma läksin tagasi tööle. Hästi paljud teist on küsinud, et kuhu ma siis läksin, kas ma vahetasin tööd või kus ma nüüd töötan. Ma töötan seal samas, kus ma enne töötasin enne lapsehoolduspuhkusele jäämist, nii et ma töötan Päästeametis. Ja seisan hea siis ühe kriisiteenuse eest Eestis. Ja... Aga oma sellest tööasjadest ma ei taha täna rääkida. Ma mingis vlogis kindlasti jagan täpsemalt, mida ma siis teen ja kuidas mu võib-olla mõni päris tööpäev välja näeb, palgatööpäev. Aga hästi huvitav on olnud selles mõttes, et ma olen mega väsinud olnud, mu aju on hästi väsinud olnud. Algus on ikka hästi raske, et lähed tööle tagasi ja lihtsalt aju nagu ei suuda üldse vastu võtta kõike seda infot, mis sealt tuleb. Aga praegu olen ma siis Haapsalus teel Rapla suunas ja praami peal ma hommikul tegin ka tööd, oma seda palgatööd. Tegelikult oli päris mõnus. Natuke üle tunni aja ma sain segamatult toimetada siis oma tööasjadega, sest päris palju on selliseid jooksvaid kiireid asju, millega tuleb kiirelt ennast kurssi viia, sest 1,5 aastaga on riigis päris palju muutunud. Ja nüüd tuleb siis ennast kiiresti järjele saada, sest ega ju kriisid ei puhke, ei maga, nagu me teame. Aga täna on mul siis hoopis ägeda päev, mida ma tahtsin sinuga ka jagada. Nimelt täna ma lähen ühte maalitöötuba tegema Raplamaale. Ja peamine asi, miks ma sellest rääkida tahan, on see, et ma saan tegelikult teie käest päris palju päringuid, et kas ma käin igal pool Eestis tegemas, mis see maksab. Esiteks ütlen kohe ära, et ega mul ei ole, või paljud küsivad, kus on hinnakiri. Mul ei ole kodulehel üldse täna sellist mingit teenust. Ma tean, et ma pean sellega tegelema, ma lihtsalt ei ole jõudnud. Et ma olen praegu jooksvalt tegelenud sellega, millega ma olen jõudnud ja see on üks nendest asjadest, mis on seal tegemise listis mul kuskil, ma ei tea, mitmendal 108. kohal. Ehk siis ühel päeval kindlasti tuleb mingi selgem arusaam, kus sul on võimalus ise selgeks teha ja vaadata, kui palju ja mis siis maksab ja kuhu ma tulen ja kuidas see käib. Aga kuna see on pigem ikkagi siuke, no vähemasti iganädalane on see küsimine ja uurimine ja ka töötubade tellimine, siis ma lihtsalt siia siukse esmase info panen ära. Et ja ma käin üle Eesti tegemas neid töötubasid, endiselt hetkel saab tulla Hiiumaa siis maalistuudiosse, nii kaua kuni ma seal elan, saab tulla ka minu juurde maale. Ka selle jaoks peaks aja ette kokku leppima. Minu juurde saab siis tulla maale valama nii, et kokku lepitud ajal ma võtan koju vastu siukseid väikseid seltskondi. Korraga saab maale valada kuni 4 inimest ja võib siis valada kas ühismaali 4 või siis võib valada 4 erinevat maali. Või siis, kui suurema seltskonnaga tulla, siis peab lihtsalt korda mööda valama, sest et mul ei ole lihtsalt rohkem pinda, et korraga valamist läbi viia. Ja natuke ka sõltub, kas suuri või väikseid maale, aga niuke umbes suurusjärk. Iseenesest mu kodulehel on kirjas, et alla 3 inimese ma ei võta ja selle all ma olen mõelnud siis seda, et põhimõtteliselt ma olen nõus tegema ka töötoa ainult ühe suure maali kohta. Suured maalid on siis need 3 lõuendi maalid. Kui sa oled mind jälginud, siis sa kindlasti tead. Kui sa ei ole, siis vaata majastkoduks.ee kodulehele. Seal on ka näidised väljas. See on kõige populaarsem valamise formaat, kõige efektsem ja tõesti väga-väga äge tulemus on nagu eralditult alati. Ja vaat sellist suurt maali siis kas üksinda kaaslasega või seltskonnaga võib tulla valama ka ainult ühte korraga, et see on okei. Aga muidugi mul on alati hea meel, kui valatakse rohkem kui üks maal, aga mis nüüd puudutab väikeseid maale, selliseid 40x40 cm maale, mida ka ma täna lähen siis töötuba tegema, siis neid minu juurde lihtsalt alla 3 korraga tulla valama ei saa, sellepärast et
et sellised põhjused rahaliselt see ei tasu lihtsalt mulle ära, kuna see ajaliselt võtab sama kaua aega kui ka suurte maalide ja mitme maalide valamine, et minu siuke aja ja tegelikult osaliselt ka materjalikulu on sama, siis lihtsalt see ei tasu minu jaoks ära, et valada ühte väikest maali korraga, seega sellepärast väikeste maalide seltskondi ma alla 3 korraga valajaid ei tahaks pigem vastu võtta. Aga kui sul on mõni nagu muu idee või küsimus või ja tegelikult võib valada ka hoopis teisi formaate, mul on koha peal ka mõned muu suuruses lõuendid veel suuremad, veel väiksemad, erinevaid, et siis juba võime konkreetselt rääkida konkreetsetest asjadest, mõtetest ja leida siis sobiva hinna ja tingimused, aja ja nii edasi. Aga nii, korraks keskendun liiklusele. Aga mis nüüd puudutab majast väljas tegemist, ehk siis nii Hiiumaa piires kui ka esialgu ma tegingi palju nagu Hiiumaa piires, mis oligi väga tore. Aga nüüd ma olen hakanud ka mujal tegema, sest et te olete mind kutsunud mujale. Ja üldises plaanis siis on niimoodi, et see natukene nüüd sõltub, et iga konkreetse ideega võiks mulle eraldi kirjutada, näiteks Instagrami DM-idesse. Instagrami nimi on ka majastkoduks.ee, kui sa mind seal ei jälgi, siis kindlasti tule jälgima. Kirjuta mulle sinna sõnumitesse ja me leiame kindlasti lahenduse. Kui sul ei ole Instagrami, siis mu kodulehel majastkoduks.ee on olemas ka mu muud kontaktid, ka meiliaadress, võid ka meilile kirjutada. Lihtsalt miks mulle ei või helistada, et mulle võib helistada ka ja osad inimesed helistavad, aga üldiselt ma alati ikkagi palun, et inimene peale helistamist ka vähemasti mulle kirjutaks, sest siis jääb mingi jälg ka maha, kuna muidu ma lihtsalt ei suuda seda kõike kuidagi niimoodi käigu pealt alati organiseerida ja meelde jätta ja nagu ära kinnitada. Aga mis siis hinda puudutab või sellesse süsteemi, et kas ma tulen kindlasti üle Eesti tegema. Sinu jaoks, kes sa seda maali tellid või maalitöötuba, on kindlasti odavam tellida seda niimoodi, et me valame mitmeid maale korraga ja praegu ma olen siis enda jaoks umbes suurusjärk arvestanud, et kui valatakse korraga vähemalt 4 suurt maali, vähemalt 4 või rohkem, või siis vähemalt 10 väikest maali ja kusjuures sa võid väikest nagu pakkumist või niisugust koostöölepet minult küsida ka, et umbes suurusjärk 10 väikest maali või minimaalselt 4 suurt maali. Kui valatakse korraga, siis ma reeglina transporditasu või mingit lisatasu selle eest ei võta, et ma tulen kohale, valmistan koha kõik ette sinu valitud kohas, see võib olla sul kodus, see võib olla kuskil, ma ei tea, majutusasutuses, see võib olla sul töö juures, näiteks kui sa kolleegidega tahad seda teha. Ja valmistan seal kõik ette, viin läbi siis selle üli-ülitoreda maalitöötoa ja pärast koristan ära, aga jätan siis maalid sinna kuivama sulle, et paari päeva pärast saad sa need siis ise sealt ära liigutada või siis välja jagada nendele, kellega koos maale valasid. Et see on põhimõtteliselt siis selle teenuse sisu ja ühesõnaga küsi minult pakkumist, kui sul on mõni hea idee või ma hea meelega võtan ka pakkumisi praegu või päringuid nii-öelda aktsepteerin kuni suve lõpuni, et ma hetkel sügisesse pigem ei taha võtta, kui sul on mingid pikemaajalised plaanid, kirjuta mulle ikka ja vaatame, hoiame sidet, vaatame, kuidas asjad lähevad, aga mingid kuupäevalisi kokkuleppeid ja hinnapakkumisi ma hetkel hea meelega teen kuni augusti lõpuni. Et natukene minu jaoks on vara teha nagu aasta lõppu siukseid pakkumisi, aga ühesõnaga ma olen kõigeks valmis, mul on alati nii ägedat koostööd teie kõigiga olnud ja mul on nii hea meel käia ja näha ja toimetada ja ise ka ringi sõita ja näha ägedaid kohti. Nii et ühesõnaga minu soov ja pakkumine on lihtsalt see, et ma saan aru, et Hiiumaale maali valama tulla ei ole kõigi jaoks nagu võib-olla majanduslikult võimalik ja see on tegelikult päris pikk ja kulukas sõit, on ju. Aga seda enam võta sõbrannad kokku või kolleegid, pereliikmed või mingi üritus, näiteks tee üritus ümber maali valamise ja valame maalid seal, kus sina oled. Et see on väga-väga äge. Ja täna ma näiteks lähengi ühe väga laheda noore sünnipäevale. Tema peab siis sünnipäeva oma kodus, on kokku kutsunud oma teised sellised teismeja väga lahedad sõbrad ja see sünnipäev on siis üles ehitatud ümber selle sama maali valamisega, aga ma olen samamoodi käinud maale valamas juba ka teistel sünnipäevadel, et see ei pea olema kas laste või noorte sünnipäev, see võib ka olla täiskasvanute, ma olen ka juubelitel käinud nagu sellistel kuldsetes aastates inimeste juubelitel, et see on alati väga-väga lahe
ja et see ongi, see sisustabki tegelikult vähemalt siuke paar tundi sellest peoajast, et see ongi siuke põhitegevus. Kui sa oled täisealine, siis väike näks vein juurde ja see ongi kogu suurepärase peosisu, et ühesõnaga, nüüd on reklaamiminutid möödas. Minul on Raplamaale sõita täpselt 53 minutit, nii et ma nüüd püüan natukene võtta enda aega. See on see emaduse ja tööl käimise teema. Et ma natukene saan hingetõmba aega autoga sõites, see on see minu aeg, minu muusika kuulamise, mõtete mõtlemise, siuke mediteerimise aeg ja siis on vaja hakata tööle. Nii ja tänasel tööl siis valati kokku 15 maali. Ilmselt kui mul oleks rohkem olnud lõuandeid, siis oleks äkki veel isegi valatud. Super ägedad. Need jäävad nüüd siia kuivama. Aga minu arust läks väga hästi. Nii ilusad tööd. Ma tean, et päike on nii ere praegu, aga ma lihtsalt tahtsin öelda, et ma sõidan kodu poole ja nii mu süda on lihtsalt jälle nii täis positiivsust ja jaksu ja tahet teha. Iga kord, see on uskumatu, see maalitöötubade tegemine või üldse maalimine ka teiste inimestega või maalide valamine on ikkagi täielik teraapia, olenemata, kas ma nagu ise loon kunsti või siis toetan neid, kes tahavad luua kunsti. See on lihtsalt nii võrratu. Lihtsalt tahtsin jagada seda positiivset emotsiooni sinuga ka. Ja nüüd koju. Tere hommikust, märkamatult on nädal mööda läinud ja jälle on reede. Aga täna on teistsugune reede, sest täna on suur reede, mis tähendab, et vaba päev on nii-öelda põhipalgatöölt. Mis omakorda tähendab seda, et ideaalne aeg on teha oma kõrvaltööd, nii et ma olengi stuudios ja hakkan siis, siin lõuandit praegu pole, aga kohe tekitame. Hakkan siis klientidega täna taas maali valama või nemad valavad. Mina hoian selleks neile positiivset ruumi. Mega kiire on lihtsalt olnud. Me ei ole mitte kuskil jõudnud üldse midagi nagu eriti teha ega näidata. See tööle tagasi minek on olnud oodatust energiat võttevam aega võtta. Mis oodatus? See on, ma arvan, see on normaalne, et kui elus on nii suur muudatus, et järsku on vaja minna täiskohaga tööle või siis mis iganes muu muudatus kodus või elus, siis võtab ka aega, et see kuidagi kõik paika loksuks. Ja meil on see praegu ka võtnud aega, sest et lihtsalt kõik see aeg, kus ma ei ole tööl, oma siis põhitööl, siis ma valdavalt tegelikult olengi kogu aeg Hannaga, sest hästi vajab nagu seda enda aega ja enda tähelepanu ja temaga kahekesi olemist. Ja see on hästi normaalne, siis siiamaani me olime kogu aeg temaga kahekesi ja koos. Ja mulle isegi tundub, et viimased päevad on läinud natuke lihtsamaks. Siiamaani tal oli ikka täiesti segadusse paar nädalat, et miks ma olen ära, miks ma ära lähen. Ta hästi klammerdus minu külge iga kord, kui ma tagasi tulin. Nagu täiesti ei lubanud kellelgi teisel ennast võtta ja ei tahtnud isa sülle ja niuke, et kuidagi. Aga juba nüüd viimased paar päeva vaatan, et isegi kui ma olen kodus, siis ta on rahulik. Et eks ta hakkab ka harjuma. Et ta on rahulik, ta tegeleb ka teistega, läheb ka teiste juurde, ei ole nagu füüsiliselt ei klammerdu mu külge. Nii, mul need inimesed tulevad, pärast räägime edasi. No nii, ei me elus. Ma olen valatud. Siit praegu ilmselt värvid väga hästi ei tule välja, sest et nii valge, nii teiseks see on täitsa märg on see maal, nagu siit vastu valgust on näha. Okay. See on jälle siis 3 lõuandi maal. Super äge. Nii tore. Üks perekond käis valamas väga, selles mõttes see ei ole nagu, isegi ma ei saa öelda, et see oleks mingi tohutult erakordne, et perekoosluseid minu arust on üks populaarsemaid, kes käivad valamas, eriti mul siin stuudios koha peal, aga nagu nii lahe, nii tore. Üks ema isa 2 teismelise lapsega ja väga mõnus. Mulle nii meeldib seda teha. Ma olen vahest ikka mõelnud ja unistanud, et kui saaks seda tehagi nagu täitsa täiskohaga. Ilmselt saakski, ikka see on mingine
mingine hirm ja mingi niisugune vastutustunne mingite muude teemade ees, mis on ju ka mulle südamelähedased ja sihuke. Aga ei, tegelikult sellistel hetkedel ma alati üritan nagu endale meelde tuletada, et issand, ma olen ikka nii õnnelik. Ma olen tegelikult väga õnnelik inimene, et ma saan teha neid asju, mis mulle meeldib. Et ma tegelikult ei pea tegema neid asju, mis mulle ei meeldi, et ma saan oma tööks ja oma töödeks teha siis neid tegevusi, mis on mulle päriselt südamelähedased ja mis minu siis südant ja tassi täidavad. Ja see on nii suur asi minu arust. Nagu ma tean, et hästi paljud inimesed teevad neid paljusid asju tööd ja asju, mida neil lihtsalt on võimalus teha või teevadki lihtsalt raha pärast või sellepärast, et on vajadus, mitte nagu soov. Et selles mõttes ma olen ikka õnnelik tots. Aga just mõtlen, et kui ma nüüd kolima peaks, et kas siis, et siis ikkagi sa saad seal kommenteerida, täna on nii maaline, ma saan aru, et see nii maaline video tuleb, et kas järgmises kohas teeme siis, teen, kas järgmises kohas teen ka maalistuudio. Ma olen mõelnud selle peale, et kas avada oma mingi maalistuudio, äkki suurem stuudio, äkki nagu mitte oma koju, vaid kuskile nagu niuke, et olekski nagu selline maalimise võimalus. Ühesõnaga, sa võid jagada oma mõtteid ka, ma olen hästi tänulik ja need on hästi teretulnud kõik mõtted, mis on minu maalimise ja töödega seotud. Et ma olen lihtsalt hästi palju kaalunud seda, kui me juba sinuga rääkima hakkasin, kellega me ikka arutan, kui mitte sinuga. Ma olen mõelnud oma peas palju, et mis see suund võiks olla, siis nagu edasi. Ma lihtsalt kohati tunnen, et ma ei jõua kõike teha. Vaata, inimesel on ikkagi päevas nagu 24 tundi ja kuigi ma olen päris, ma arvan, hea aja planeerija tegelikult, et kõiki asju üldse jõuda, siis ma natuke tunnen, et mingid asjad on üle pea kasvanud, näiteks need samad, ma teeks neid videosid iga nädal ja ma teeks neid rohkem, kui mul oleks selleks aega, aga ma pean tegema mingeid valikuid, et on mingid, minu jaoks ilmselged valikud, et täna ongi minu valik eelkõige minu lapsed on ja, Jimmy ja lapsed, et mul oleks nende jaoks aega ja ma oleksin olemas, et see on nagu hästi suur ja oluline osa. Aga siis oma ülejäänud ajaga, mida me siis saan näpistada, et siis ma üritangi seal mingid prioriteete seada ja vahest mulle tundub, et need prioriteedid ei ole õiges kohas, et ma näiteks peaksin hoopis rohkem võib-olla oma tervisest hoolitsema, trennis käima, tegema mingid sellised asju, milleks ma täna endale ütlen, et mul ei ole aega, alati on aega, lihtsalt aega meil on kõigil ühe palju ja lihtsalt see ongi valikute küsimus, et kas ma siis see 1,5 tundi, mis mul on, et kas ma lähen trenni või siis ma valan kellegiga maali, et see nagu, et raske on 2 asju korraga teha, Aga et mulle tundubki, et ma olen mingeid asju nii nagu miinimumini juba viinud või nii nagu äärmuslike asjadeni, et mulle tundub, et ma pean hakkama mingeid valikuid tegema või juba teengi, aga et nagu teadlikumalt, et ma peaks nagu rahulikult järgi mõtlema, et mis siis on oluline ja mingid asjad ikkagi üle parda võib-olla lükkama. Sest ma olen ikka tuntud selles, et nagu tahaks veel rohkem, aga ei taha eelmiseid asju ära anda. Et ma ju tahaks neid maali asju teha palju rohkem ja mul on ikkagi ka oma töö, nagu päris töö on ja lisaks ma olen hästi pikalt siin nüüd juba mõlgutanud ikkagi ka sellist kriisivalmiduse tegevust ja sisulist ja teadlikumat tegevust, sest te küsite hästi palju nagu kriisivalmiduse asju ja mulle tundub, et mul on ju neid jagada ja mul on mõtteid ja mul on juba tükk aega olnud peas mõte, et äkki hakkaks neid ikkagi kuidagi teile jagama paremini, neid kriisivalmiduse teadmist ja sükest valmisoleku oskust ja nagu lihtsaid asju, mis on hästi nagu tehtavad ja ei tundu nagu hirmutavad ja suured ja mis on nagu tavalised asjad. Rasmus, sa võid tulla sisse. Rasmus, tule sisse. Rasmus tuli mulle siia ukse taha. Tule näita oma nägu ka ära, mis nagu sa läinud oled siin vahepeal. No tõmba pauguga. Jah. Ja nüüd käis oma kodakonda hääletasin Hannuski üles. Sa äratasid Hannu üles või? Praegu või? Miks? Kuidas? Selles ma ei teadnud, et tema kohas. Okei. Kuule, aga tule näitama nägu ka ära siin. Miks? Tule ikka. See näed nii nunni välja. Tule. Ma olen värvine, ma ei saa sind puutuda, sa oled nii helad. Ära kuskile vastu mine, siis siin just värviti. Aga ütle hei maailm. Inimesed ikka tahavad sind ka näha. Ma just arutlesin Rasmus selle üle, et mis minu töödest saab edasi. Et kas hakata rohkem tegema maali asju, et kui me kolime, kas ma teen uue maalistuudio?
arvad, et peaksin tegema? Et peaksin ikkagi tegema maale. Vaatagi ilus maal tänav alati. Sa võid seda vaadata, aga ära sinna vastu minna, ära midagi puutu. Ära selle aluse vastu ka minna, sest seal on täitsa võib olla värv. Aga on nii meelus, on ju? Siis ma pean küll seda veel tegema. Või siis ma olen mõelnud, et äkki hoopis läheks ikkagi seda teed, et ei avaks enam maalistuudiot. Ei teeks või? Vaid äkki hoopis hakkakski pakkuma ainult seda teenuse osa, et käiks ise valamas seal, kus inimesed on. Ehk siis nii nagu ma käisin seal sünnipäeval või erinevatel üritustel ja teiste inimeste nagu kodudes tegemas. Aga samas see ikkagi see on hästi mugav, kui tegelikult on omal koht, kus valada ja kus need maalid saavad kuivada, kus ma saan ise kunsti luua. Ühesõnaga nii palju mõtteid on mu peas ja ma mõtlen, et kuidas ma kõike asju jõuan teha ja kas ma jõuan ja mida ma võiksin siis rohkem jõuda kui midagi muud. Ja mul tegelikult on veel mingid mõtteid, mida ma praegu ei taha jagada, aga see nii, ma tean alati, see on nii nõme, kui inimesed ütlevad, mul on mingid saladusi, aga ma ei saa neid jagada. Aga mul ei ole saladusi, aga mul on mõtted lihtsalt natuke vara nendest mõtetest rääkida. Aga ühte otsa pidi need puudutavad seda, et ma tegelikult igatsen ka kirjutamist ja ma olen mõelnud, et äkki peaks uuesti hakkama ka kirjutama, et ma ju tegelikult mitu aastat kirjutasin Maakodule ja mulle see väga meeldis ja ma ühel hetkel tundsin, et nagu mul sai kuidagi küll ja mu elus olid keerulised ajad ja siuke, nagu lihtsalt ma tundsin, et see etapp nagu sai kuidagi läbi paljude nagu muude asjadega eelmisel aastal, aasta tagasi umbes. Ja siis, aga nüüd ma tunnen, et minus on jälle nagu tahet ja jaksu ja mida jagada ja ma nagu olen mõelnud, et äkki hakkaks uuesti. Et mul lihtsalt oleks see võimalus, ma saan aru oleks, et mind oodatakse uuesti jagama. Kas te tahaksite lugeda Maakodust minu artikleid jälle? Mina tahan. Kas sulle meeldis, kui meil käis Maakodu ajakiri ja me nägime sealt iga kuu ennast ja saime vaadata, kuidas me kirjutas oleme? Rasmus on neid vaatab, talle meeldib kõik pidavalt head. Ma sa peaksid või lugusi tegema. Kas me lähme nüüd tuppa? Ma panen siit asjad kokku ja lähme tuppa. On ju? Õues on täiesti imeilus ilm. See on ju võita, et kui on ilusad ilmad, siis keegi ei taha toas midagi teha. Toas oleks hädasti vaja teha mingeid asju. Aga kõik tahavad ainult õues olla. Käib siin suur korrastus. Tundub küll, et on hästi segamini, aga selleks, et korda saaks, peabki käed segamini minema. Jimmy võtab siin vanna ratast lahti. Siin pannakse just mingid autoparandusasju kokku. Oskab midagi süüa? Sul on seal avatud kohvik. Anna, kas on mõnus? Ma võin teha süüa. Nii mõnus on, on ju? Ja, mida tahad süüa? Esimene suveilm, päriselt suve. Tead, et sul on suu hästi must või? Sul on suu hullult smuutiga koos kõik. Ei võtaks ju. Ema. Murka, ta ei ole kutsu, ta ei pea nuusutama. Ema. Sul on ikka suu väga päris must. No. Pead minema ikka ära pesema. Jäi pühi. Jäi pühi. On täitsa väsinud. Täna oli esimene üle pika kuude vist esimene hea suvepäev või? Jaa. Ma just tahtsin selle väsimuse kommentaari kohta öelda, et ma üritan siin fenomeni luua, et ma vähemasti aasta aega filmiks niimoodi, et ei jää ühtegi videot vahele, kus ma ei maini, et ma olen väsinud. Ma olen alati kas magamata, on raske öö olnud, olen ma väsinud tööst, olen ma millest iganes. Et nagu vaatame, kas mul õnnestub nii, et ma aasta aega igas videos mainin, et kui väsinud ma olen. Nüüd õhtusöögi aeg on varsti käes. Tegelikult täna saime väljas nii palju tehtud. Ma hakkasime juba sortima. Ma tean, mida ma pidin rääkima. Kuigi mõtlesin, mul on mingi võlg. Ma pidin rääkima Roomast. Ma räägin siia video lõppu nüüd sellest Roomast. Sest ma lubasin kunagi ammu juba rääkida, et kui palju see Rooma reis maksis ja mis mingeid lihtsalt sükseid kergemaid pointereid. Ja nüüd paljud teist on kirjutanud ja küsinud, et kas ma palun võiksin nüüd jagada seda. Sest et mitmed inimesed, ma tean, et on juba läinud Rooma, sest ma näen osade teie Instagrami storidest, et olete Roomas. Aga kes nüüd veel ei ole, aga plaanib minna, siis esiteks meil ei olnud nagu mingid ulmesäästutrip, meil ei olnud selles mõttes ulmsääst. Me piletid ossime juba ammu mingi sügisel, täitsa suvalisele ajale, ilma teadmata õega, siis käisime ilma teadmata, kas ja kuidas ja mis me sõit toob.
ja siis, kui me nüüd läksime, siis me vahetult enne minekut hakkasime otsima majutust. Majutuse võib-olla häkk on see, et me valisime siis majutuse Rooma sees. Otsime seal timmib seda kamerat. Roomas sees ja võtsime korteri, sest me ei tahtnud hotelli. Me tahtsime, et me saaks ise süüa teha, et oleks siuke vabam, et saaks ise pesu pesta ja me olime 8 päeva. Ja me valisime siis nii, et Rooma mitte südalinna, sest seal olid hinnad väga kallid, aga valisime metroojaama nagu lõpppeatusesse. Kohe niimoodi, et saakski põhimõtteliselt üle tee oli kohe metroojaam. Patistiini, minu arust oli selle metroojaama nimi. Ja see oli täiesti kohalik linnaosa. See tähendas seda, et see Airbnb oli oluliselt odavam kui kuskil seal südalinna pool. Sinna kesklinna või südalinna oli metrooga sõita päris 10 peatust ei olnud, aga enam-vähem mingi 7-8 peatust ja see läks hästi kiiresti. Mingi tõesti 20 minutiga olid juba täiesti südalinnas ja said ka varem maha minna, et seal Kolosseumi asjade juurde. See metroosüsteem on hästi lihtne. 5 korra pilet maksis 7.50, ehk siis 7.50 eest said 5 korda sõita ja üks pilet kestis 100 minutit. Ehk siis, et kui sa 100 minuti jooksul läksid, ehk siis põhimõtteliselt 1,5 tunni jooksul tagasi sinna metroosse, siis ei võtnud see sult järgmist piletit maha, kui tahtsid korra näiteks minna kuskile. Ja mis oli eriti hea selle elamise juures, see piirkonnas elasid kohalikud, ehk siis ei olnud suunatud turistile. Meie ei näinud seal rohkem ühtegi turisti. Võib-olla seal mõni oli, aga seal ei jäänud silma. Kõik rääkisid kohaliku keelt, seal ei jäänud nagu siuksed meiesuguseid silma. Ja see tähendas seda, et toidupoodides olid üliodavad hinnad. Hommikusööki sai 3,90 eest. Sai siis kohvi, vee ja eine võileiva. Iga hommik käisime kohvikus väljas söömas. Turg oli kohe kõrval tänavas, turult sai 1,50 kilo igasuguseid värskeid puuvilju, marju, ma ei tea, maasikaid, apelsine, no super. Et selles mõttes ma hullult nagu soovitan, et kulu kokkuhoiu mõttes tasub vaadata ja seal on 2 metrooliini, nagu lähevad ristikujuliselt. Et tegelikult vahet ei ole millises metroo lõpppeatuses või enam-vähem lõpppeatustes, et seda ma lihtsalt soovitan vaadata, et see hoiab kõvasti majutusraha kokku ja hästi lihtne on liikuda. Ja ma lihtsalt kiiruga siit vaatan, et mis siis veel turismimaksu tuleb maksta Roomas ja turismimaks sõltub sellest, kus sa ööbid. Et hotellidel oli kõige kallim turismimaks ja korteritel näiteks oluliselt odavam. Et see võib-olla on siuke oluline. Ja meie korteri eest maksime 470 eurot ja me olime seal siis 8 päeva. Ja meil oli 2-toaline korter, kus köögi rõdu, mõnus oli rõdu, saime rõdul ka süüa ja veinitada ja täitsa ju linna sees ja metro vastas, nagu ma ütlesin, et turvaline, ilusasti korralik, kõik asjad olid olemas koha peal. Omanik käis isegi seal keset nädalat meile puhtaid vette toomas ja prügi välja viimas ja kõik siuke, et minu arust väga hästi saadud. Ja see oli siis 2 peale, ehk siis me mõlemad maksime pool. Aga ma vaatan, me kasutasime reisil sellist äppi nagu Splitwise ja minu arust neid kindlasti sellised laadi äppe on palju erinevaid. See oli esimene kord, kus mina seda kasutasin. Ja see on siis siuke äpp, kus sa saad kõik kulud panna sisse, mida keegi teeb, ehk siis iga kord, kui ma midagi maksin, ma panin siia äppi sisse ja meil õega on nagu sama äpp ja siis see näitas meile mõlema telefonist kogu aeg, et kes kellele kui palju võlgneb. Ehk siis mina maksin kogu majutuse eest ja siis tema põhimõtteliselt maksis mu reisil kõikide muud asjade eest, nii et mulle tundus kogu aeg, et mul on see reis täiesti tasuta. Sest ma ei pidanud enam koha peal maksma toidupoes käimise, veinide, mitte millegi eest, ainult oma mingid, ma ei tea, oma mingid asjad, mis ma isiklikult, ma ei tea, poistele tõin siia ja aga oota, ma üritan vaadata, seda sai kuidagi, ma lihtsalt ei ole selles nagu väga käpp. Aha. Ehk siis siin näitab ka kokku ja me panime siin kõik kulud, et oleks näha ja kõik kokku läks meil siis 464 eurot per nägu. Ehk siis 2 käisime, 464 eurot ja siin sees on majutus, turismimaks, kõik transport, mida me üldse koha peal kasutasime, ka lennujaama transfer, kõik väljas söömised, kõik toidupoed, kõik veinid, mida me 8 päeva jooksul ära lahendasime, kõik kohad, kus me käisime, kõik piletid, kõik asjad on selle sees, ehk siis 464 eurot pluss lennupiletid ja ma saan kohe vaadata, mis see täpne summa oli. Me sõitsime Ryanairiga, mina ei tea, minu arust see Ryanair oli täiesti okei, ma olen päris palju lennanud oma elus ja ma ei saa küll öelda, et see oleks olnud nüüd kuidagi
see 3-tunnine lend, et kokkuvõttes minu arust vahet ei ole, mis lennukiga sa sõidad ja ma ei tea, mina ei oska midagi halba öelda, et see hind, mida Ryanair pakub, siis ma ütleks, et patt oleks olnud millegi muuga sõita. Küll täna ma saan aru, Ryanair enam ei sõida või ei lenda Tallinnast Rooma. Aga sõidab näiteks Riiast. Ilmselt soodsama hinnaga, kui ta enne Tallinnas sõitis, et seda tasub vaadata. Nii, ja ma kohe vaatan, otsin, et mis see siis maksis. Ryanair maksis siis 2 piletit kokku maksis 280 €, sest ma maksin meie mõlema eest, aga ehk siis 140 € oli edasi-tagasi Rooma ja see oli koos suure pagasiga. Ehk siis me võtsime mõlemad selle suure 20-kilose äraantava pagasi ja lisaks käsipagasi. Et seal peab iga pagasi osaku eest nagu eraldi juurde maksma või ostma. Et meil oli 2 pagasiühikut, ehk siis käsipagas ja suur pagas ja edasi-tagasi piletid. Ja läks siis 140 € per nägu. Ehk siis oleks saanud odavamalt, kui ei oleks suurt pagasit võtnud. Nii et kokku võttes 600 € reis oli 600 €, 8 päeva minu arust ja me käisime ikkagi väljas söömas, iga hommik sõime kohvikus, käisime restoranides. Ma panen see lisainfosse video alla meie kõige lemmikuma restorani kogemuse. Minu arust see oli super ja toit oli seal, mega head hinnad, hea vein Rooma südalinnas. Ma tõesti soovitan. Ja kusjuures ma sain selle soovituse päris mitmelt teilt Instagramis. Kui ma küsisin, et soovitage kuhu minna, siis mitu inimest soovitasid seda restorani ja see oli kindlalt me lemmik. Nii et igal juhul, kui sa oled Rooma minemas, siis jaga oma kogemusi ka ja nii tore on nagu teiste pealt õppida ja kuulda. Võt, selline reis oli meil. Nüüd sa kuulsid ka, milline reis meil oli? Jah, minul läks veel odavamalt. Ei läinud, ma arvan. Ma arvan, et sul ei läinud oluliselt odavamalt siin. Kõik see, mida te siin kasutasite ja kulutasite ja sõite ja sõitsite maha, ma arvan, see ei olnud oluliselt odavam kui 600 €. Aga näiteks lihtsalt tahtsin öelda, et Eestis tegelikult me lihtsalt näiteks sõbrannadega eile rääkisime Hiiumaa toidukohtade hindadest. Et kui pearoog maksab Hiiumaal keskmises toidukohas siuke 16-17 €, me käisime ka ise üks päev väljas söömas ja tõesti nii oli, enne. Et see tundub nagu palju. Hinnad on hästi kõrgeks läinud ja see tundub palju. Samal ajal see sama restoran, mida ma lubasin seal nüüd linkida. Jimmy seisab seal kaamera taga, sellepärast ma vaatan sinna. Siis me käisime Liisiga Rooma südalinna restoranis. Sõime mõlemad pearoad, kõrvale võtsime seal seda focaccia saia värsket, mõlemad jõime veini, no ikka täis läks nagu täis kõik õhtusöök. Ja me maksime koos tipiga 50 € 2 peale. Ehk siis see arve läks mingi kas umbes 42 € või 42,50 või midagi ja ma jätsin 50 €, maksime mõlema eest ja jätsin 50 €. Olgu, lähme siis nüüd kõik Itaaliasse õhtusöögile. Ei, lihtsalt tahtsin öelda, et ei ole nagu, et see tundub, vaata, et reisid on hirmus kallis, aga tegelikult ei pea olema, et minust Eestis puhata ei ole tegelikult, mitte et ma ei kutsu üles nagu Eestit kuidagi unarusse jätma või Hiiumaad unarusse jätma, aga lihtsalt tasub nagu kaaluda, et vahel ikkagi tasub võib-olla riigist väljas ka käia. Ja kindlalt, veel ütlen, kindlalt oleks saanud odavamalt, kui oleks tahtnud teha mingi tullu säästureisi. Meie lihtsalt niimoodi ikkagi nautisime. Käisime, sõime, jõime, et oleks nagu mõnus. Võt. Kuulge, aga nüüd sai selle võlaga ka ühele poole. Ja nüüd tuli režissöör ütles, et me peame panema. Meie see tõi mulle selle propsiks õhupalli, et sulle tšau öelda ja me näeme sinuga siis, kui me näeme järgmises videos. Tšau!